Tere tulemast hommikupalvusele. Täna hommikupalvus toimub Püha Vaimu kiriku hoovis. Püha Vaimu kirik on Püha Vaimu tänaval Tallinna vanalinnas. See kirik on üle 700 aasta vana. Oli plaanis teha hommikupalvus kiriku seest, aga seal on interneti levi on väga puudulik. Kuna seinad on väga paksud, siis oli vaja mul hoovi tulla. Siin on natuke parem, siin on siiski suured müürid ümber, need majad ka paksude seintega, aga siin on levi parem. Siin vanalinnas on kuulda, et elu juba käib. Kõrvalt hoovist on kosta pallilööke ja noorte häält. Aga ma tänase hommikupalvuse tekstiks valisin 2. Korintuse 12. peatükist, 9. salmist. Kus Jumal vastab Paulusele: sulle piisab minu armust, sest nõtrusest saab vägi täielikuks. Ja siit ma loen edasi. Mida Paulus ütleb, et nii ma kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes, Kristuse pärastes. Kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Niisiis Paulus tõi esile selle, et nõtrus on ka hea, kui see nõtrus tuleb Jumala kasuks. Meie ebatäiuslikkus ei ole takistus, vaid hoopis koht, kus Jumala vägi saab kõige eredamalt esile tulla. Nagu kõverad naelad, mis tunduvad kasutud, võivad mõnes kohas olla väga vajalikud. Kui me alistume Jumalale, siis Jumala püha vaim vormib meid, et me võiksime täita Jumala tahet. Ja kui Jumala püha vaim hakkab meid kujundama, muutma, siis on Kolosslaste kirjas toodud esile ka püha vaimu viljad, mis meis hakkavad kasvama. Ja ma loen siit, need on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Ja nii laskume Jumala püha vaimul meid kasutada, meie puudusi, meie nõtrust kasutada. Ja toogu need tema vaimu vilju esile. Siit edasi laulame 2 laulu. Täna, kuna oleme Püha Vaimu tänaval ja Püha Vaimu kiriku hoovis, siis laulud on ka Püha Vaimu teemalised. Tule Püha Vaim oma väega. Siin kiriku hoovi tuleb veel autosid juurde. Tule Püha Vaim oma väega, tule Püha Vaim meid puhasta. On siinus kõik, mis meil vaja, su tugevus meid kinnita. Tule Püha Vaim oma väega, tule Püha Vaim meid puhasta. On siinus kõik, mis meil vaja, su tugevus meid kinnita. Võimas tuul, see on Jumala vaim, pühadusega täidab meid, ootuse vaim taeva. Isa tahet täna meile ilmuta, täna ilmuta. Tule Püha Vaim oma väega, tule Püha Vaim meid puhasta. On siinus kõik, mis meil vaja, su tugevus meid kinnita, su tugevus meid kinnita. Ja teine laul, kallis Püha Vaim, oleme täis ootust.
jalgpallimäng lõppes, poisid jäid vaikseks, ehk ka kuulevad. Kallis püha vaim, oleme täis ootu, tule oma väega, täida kõiki meid. Kallis püha vaim, oleme täis ootu, tule oma väega, täida kõiki meid. Oled allikast, kust voolab jõgedena rõõmu, imeline trööstija, liigu meie seas. Oled allikast, kus voolab jõgedena rõõmu, imeline trööstija, liigu meie seas. Kallis püha vaim, oleme täis ootus, tule oma väega, täida kõiki meid. Kallis püha vaim, tule oma väega. Kui Jumala vaim tuleb ja täidab oma väega inimest, siis Jumal, see inimene kogeb Jumala armastust ja see on kõige suurem armastus, mida inimene saab kunagi kogeda. Siit edasi lähen sõnumi juurde ja räägin alguseks teile loo, mis räägib lihtsatest naeltest, aga tegelikult räägib see meist. Ühes väikeses külas ehitasid elanikud uut kirikuhoonet. Igaüks panustas oma võimaluste piires, kes tõi ehitusmaterjale, kes aitas tööga. Ühel päeval märkasid ehitajad, et järgmine kast naelu, mida nad tahtsid kasutada, oli täis veidi kõveraid ja mitte päris sirgeid naelu. Mõni soovis need kõrvale jätta, öeldes, need ei ole täiuslikud, võtame ainult sirged naelad. Kuid üks vana tisler ütles, oodake, need naelad hoiavad samuti. Tegelikult vahel püsib just veidi kõver nael kõige paremini, sest ta haakub tugevalt materjali külge ja ei libise lahti. Ta hakkas neid hoolikalt kasutama ja ehitajad märkasid, et nendest sai tugevaim osa hoonest. Aastaid hiljem, kui kirik oli juba ammu valmis, räägiti sellest ikka ja jälle. See ei püsinud koos ainult täiuslike ja sirgete naeltega, vaid ka nende väikeste kõveratega, mis hoidsid hoonet tugevalt koos. Siin antud kirikus on võib-olla kivikirikus vähem naelu ja hoonet hoiavad ennast koos need kivid ja kivide vahelised segud, aga sellistel hoonetel on uksed, puidust uksed, mis on suurte naeltega kinni pandud või ehitatud. Aga see lugu, mida ma lugesin, kiriku ehitamine nõuab palju tööd, usku, armastust, aga üks osa selles loos köitis eriti kõverad naelad, mis lõpuks hoidsid kõige tugevamalt kiriku seinu koos. See lugu õpetab meile sügavat vaimulikku tõde. Jumal ei kasuta ainult neid, kes paistavad ideaalselt, vaid ka neid, kes tunnevad end kõverate ja ebatäiuslikena. Tema vaim valib ja kasutab igaüht, mitte vaatamata meie puudustele, vaid sageli just nende kaudu. Kõver nael ei ole väärtusetu. Kui ehitajad leidsid naelakarvist veidi kõverad naelad, tahtsid nad need kõrvale panna, nagu meiegi mõnikord oma elus mõtleme. Ma pole piisavalt hea, püha, osav, julge, aga vana tisler ütles, need hoiavad samuti. Mul on hea abikaplan Ivo Käsk, kelle isa Rein oli kunagi vanglakaplan. Kord, kui Rein oli kõrgel puu otsas,
oksa saagimas kukkus ta õnnetult alla. Kukkumine läks nõnda kehvasti, et ta vigastas oma selgroogu ning jäi invaliidiks. Edaspidi sai tema liikumisvahendiks ratastool. Kuid tema uus olukord avas talle järgmise ukse. Ta hakkas käima seal Haapsalus neuroloogia haiglaks või osakonnas kui kaplan ja hingehoidja, et toetada neid inimesi, kes samuti peavad toime tulema invaliidsusega. Ta on justkui nagu see kõver nael, kus tema invaliidsus on kui väärtus neuroloogia osakonnas hingehoidlikus töös, toetamaks inimeste toime tulemist nende neuroloogilistes vigastustes ja nägema elus väärtust selle keskel. Piibel on täis inimesi, kes ei olnud sirged naelad. Moosesel oli raskusi rääkimisega. Kui Jumal teda kutsus Iisraeli rahvast orjapõlvest välja tooma sealt Egiptusest, siis tema vastas Jumalale. Teise Moosese 4.9. Oh, issand, mina ei ole sõnakas mees, ei varemast ajast ega ka mitte sellest peale, kui sa oma sulasega oled rääkinud, sest mul on raskevõitu suu ja raskevõitu keel. Ja hetk hiljem ta veel vastas Jumalale, oh, issand, läkita, keda läkitad, ainult mitte mind. Siiski Jumal kasutas võimsalt Moosest. Oli kuningas Taavet, kes tegi ränki vigu, magas teise mehe naisega, korraldas siis hiljem selle sama mehe surma, kelle naisega ta magas, siis ta loendas rahvast vastu Jumala tahtmist. Aga ta väga kahetses, mida ta oli teinud ja parandas ennast. Ja Jumal sai teda võimsalt kasutada. Paulus alustas kristlaste tagakiusamisega, aga Jumal hakkas teda kasutama just kristlaste või Kristusest rääkimiseks. Ja ometi püha vaim täitis neid, juhtis neid ja ehitas nende kaudu Jumala kuningriiki. Ja nendest meestest räägitakse ka mitu tuhat aastat hiljem kui eeskujudest, enamasti küll kristlikus maailmas. Oli üks noormees, kes oli aastaid sõltuvusega võidelnud, leidis koguduse kaudu tee Jumala juurde. Paljud kahtlesid, kas temast saab üldse midagi head, aga Jumal muutis tema elu ja temast sai tugiisik teistele, kes samades raskustes vaevlesid. Ta ütles kord, kui Jumal suudab mind kasutada, siis ta võib kasutada igaüht. Tema minevikus sai sild, mitte sein. Ta oli nagu see kõver nael. Just tema kogemused tegid temast tugevaima sideme teistele. Pauluse sõnul oleme me kõik nagu elavad kivid ja Jeesus Kristus on meie alus. Me ei ehita inimkätega kirikut, vaid vaimulikku hoonet, milles püha vaim elab. Oli kord ühes väikeses päästearmee kogukonnas töötas naine, kes oli vaikne, tagasihoidlik ja tundis tihti, et ei sobi teiste säravate inimeste keskele. Aga ta oskas kuulata. Ükskord ütles üks kodutu mees, kui tema poleks lihtsalt kuulanud mu juttu ära, poleks ma täna siin. Ma ei vajanud suurt jutlust, vaid vajasin ühte inimest, kes ei põlanud mind ära. Ta ei tundnud end täiuslikuna, aga just tema lihtne kohalolu oli püha vaimu tööriist. Jumala ehitusplaanis pole ühtki naela juhuslik. Ka siis, kui tunneme end katkisena, mitte piisavana, kõverana, Jumala silmis oleme täpselt õiged talle kätte andmiseks. Meie roll ei pruugi olla suur ja särav, aga kui püha vaim saab meid täita, siis muutume tugevaks sidemeks, mis hoiab ühtsust, armastust ja ka koguduse elu. Ja julgustuseks, kui tunned, et sa pole piisav, tea, et Jumal saab sind kasutada. Kui arvad, et sul pole midagi anda, siis püha vaim võib teha vähesest väga palju. Ja kui oled haavatud, Jumal ei heida sind kõrvale, vaid võib sind kasutada kõige tugevamas kohas. Ole see nael Jumala käes. Ükskõik kui kõver või väike, tema saab seda kõige kandvamaks teha. Ja jääme palvesse. Issand, aita meil näha oma väärtust
sinu silmis. Kasuta meid nagu Tistler kasutas kõveraid naelu, et ehitada midagi püsivat ja tugevat. Me võiks olla sinu püha vaimu tööriista. Palume seda Jeesu Kristuse kallil nimel. Aamen. Saame laulda ühe laulu. Pühitse mind oma vaimu templiks. Kui nagu kirik on kui tempel, siis ka inimene võib olla kui tempel, kus Jumala püha vaim elab. See, mida Jumal saab kasutada nagu kirikut. Pühitse mind oma vaimu templi, et võiks olla aus ja õiglane su eest tänus oota, et su vaim võiks täita ja ma hindeksin mu sees. Pühitse mind oma vaimu templi, et võiks olla aus ja õiglane su eest tänus oota, et su vaim võiks täita ja ma hindeksin mu sees. Saame nüüd ühiselt paluda meie isa palve, mille Jumala poeg Jeesus Kristus on õpetanud ja paluda. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündib, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Ole isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.